Eksamid on ukse ees ja pinge kasvab. Aga kust on tulnud hinded? Sellele vastab Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia külalisteadur Kati Aus. Tänapäeval on tavapärane, et arvestatav osa tegemistest ja töödest lõpevad koolis õpilaste jaoks hindega. See ei ole aga alati niimoodi olnud. Hinded tekkisid umbes 19. sajandil, kui hariduse andmine muutus massiliseks ja oli vaja leida kiire ja lihtne viis teralde eraldamiseks sõkaldest ja selleks hakati kasutama numbrilisi hindeid. Mida enam hindeid kasutati, seda enam märgati, et hinded hakkavad mõjutama ka õppijate käitumist. Seega hinnetest sai selline distsiplineerimisvahend. Küsimus, mida ma koolis täna õppisin, asendus üha enam küsimusega, mis hinde ma sain, kuidas mul läks. Tänapäeval peame hindamist koolielu lahutamatuks osaks. Kui meil oleks võimalik koolisüsteem nullist üles ehitada, kas me jätkaksime samamoodi harjumuspäraselt hinnetega ja annaksime hinnetele sama suure kaalu või otsiksime äkki mingeid muid võimalusi õppijate ja õpimotivatsiooni toetamiseks?